tere, mõtteaine kuulaja. Tere Jorgen, tere Mats, tere Mattis Eerik, tere mina, tere sina, tere Sa ei ole siin üksinda, ära peta kuulajat. Jorgen on tagasi. Jah, ma olen tagasi, I'm back. Yes. Vaata mida. Nii, me oleme uuesti kolmekesi saates, mida me teeme? Jah, ma kuulasin teie saadet. Väga tore saade oli. Tahad kakelda? Ei taha kakelda. Mulle meeldis, et alguses oli see vibe, et minu nagu vaim heljub ikka üle selle saate. Absoluutselt, väga igatsesime. Et te igatsete mind. Ja siis see kusjuures haakus ühe minu nagu hirmuga, mis mul on viimasel ajal nagu meie saate suhtes olnud, mis on see, et Mattias siis tõi välja seda, et ma olen jah, vahel siin konfronteerun saates teiste saatejuhtidega, aga mul on olnud hirm seda, et see saade on äkki igav, kui nagu sellist konfrontatsiooni ei ole. Et seetõttu ma olen ise mõelnud alati, et natukene nagu mänginud seda persoonat, et kellel on nagu mingisugune kindlam seisukoht, kui mul võib-olla tegelikult oleks, aga selleks, et saaks saates nagu natukene sellist vastandumist ka ja kuulajal oleks endal võimalus otsustada, et mis siis tema jaoks lahed on. Ja teine asi on loomulikult see, et see on minu jaoks natuke puhkus, et see mõtteaines mõnes mõttes vaidlemine positiivses mõttes on asendanud minu jaoks natukene sellist ebaproduktiivsemat vaidlemist Facebookis mingite inimestega. Et need, kes mäletavad Ari-Mati episoodi, siis ta ütles, et minu Facebook paneb tal pea valutama. Jah, aga tegelikult ma selles mõttes täiesti toetan seda mõtet sul, et meil ongi vaja mingisuguseid vastakaid arvamusi või meil on vaja natukene nii-öelda kokku põrgata, et saaks mingisugune argumentatsioon ja mingisugune vestlus ja et me jõuaksime nagu erinevate mõtete käest, ega me ei peagi kõik nagu üks lõõts mängima terve saade ja olema kõik ühel arvamusel ja nii on ja üks riik ja üks juht. Et üks mõtteaine, see ongi mõtteaine nagu aine mõte. Ainus mõte. Et aga et minu jaoks ka mu eriala suhtes nagu teraapiat tehes ei saa inimestega vaielda, see on väga kontraproduktiivne, et selles suhtes nagu psühholoogia kontekstis on tegelikult sellist nagu vaidlemist või vastandumist vähe ja mõnes mõttes ka, et kui ma näiteks annan trenni, mis on teine siuke oluline asi minu elus, siis ka sa pead nagu adapteeruma pigem nende inimestega, et sa ei saa nagu raiuda ainult mingit oma rauda. Et kui sa tahad, et kõik õpiks või et see õppimiskeskkond ei oleks ma ei tea, te teate seda anekdooti habemajamismasinatest Nõukogude Liidus või? Ei tea. See ei ole tegelikult väga hea anekdoot, kurat. Okei, anyway, Mattis lõikab välja, kui on jama. Point selles, et Nõukogude Liit jada ja siis Nõukogude Liidu esindaja kodanik satub rääkima Ühendriikide kodanikuga. Ühendriikide kodanik räägib sellest, kuidas neil on kapitalism ja tore ja igasugused kõikidel on uhked autod ja mida iganes ja Nõukogude Liidu kodanik ütleb, et aga kas teil need nagu, aga meil on habemajamismasinad. Et et sa umbes Nõukogude inimesel on kiire, pole aega habemet ajada, tuled hommikul korterist välja, tänaval on automaat, paned lõua sisse, paned mündi sisse, habe aetud, lähed tööle. Ja ameeriklane imestab, et aga et kuidas nagu see korraldatud on, et inimestel on ju erinevad lõuad, siis jah, et esimene kord küll. No. Et see ei ole väga hea, aga samas see on nagu piisavalt hea, et saates. Ühesõnaga, et siis see mõte on selles, et kui sa nagu püüad kuidas on siis? Ei, ma tahtsin tegelikult trenni andmisest. Kui sa teed trenni ja kui sa teed kõigile ühtmoodi, et siis alguses on halb, aga pärast nagu kõik harjuvad ära või? Jah, aga see on nagu ebaproduktiivne selles suhtes, et kui sa üritad nagu erinevatest inimestest teha nagu mingit sarnast toodet nii-öelda, siis need, kelle jaoks see on nii-öelda vale, siis nende sooritus saab olema kehvem. Et kui ma tahan nagu tegelikult treenerina, ma tahan, et iga inimene nii-öelda saaks kasutada nagu seda potentsiaali, mis ta on ja siis ilmselgelt nagu see inimene, kes on näiteks 1,80 m pikk ja kaalub 80 kilo, võitleb teistmoodi ja peakski võitlema teistmoodi kui see inimene, kes on näiteks 1,75 m pikk ja kaalub 105 kilo. Ühesõnaga, et meie siin mõtteaines ei diskrimineeri ja toetame individuaalset mõtlemist ja oma seisukohta ja ei näita kellegi peale näpuga. Või siiski?
ei, näpuga näidata meile küll meeldib. ja Okei. kuidas siis nädal on läinud, Jörgen, mis toimub sinu maailmas? Nägin, et tegid koos kurikuulsa Dolliga pilti. jah, et ma käisin võistlemas, ma käisin üle pika aja võistlemas ja saavutasin, ma sain hõbemedali Soome lahtistel meistrivõistlustel Brasiilia Jiu-Jitsus ja see oli minu teine medal Soome lahtistelt meistrivõistlustelt Brasiilia Jiu-Jitsus, eelmine oli ka hõbemedal ja ma sain selle aastal 2005. Oi, sest on juba 13 sellest aastat. on 13 aastat möödas, jah. Ja isegi nagu kaudses mõttes oli võistlusklass nagu taseme mõttes selles suhtes sama, et võib-olla Mats ei ole nagu selle teemaga kursis, aga üks põhjuseid, miks Brasiilia Jiu-Jitsu on hästi tore nagu võitlusspordiala, mida alustada ka näiteks hilisemas eas, on see, et seal võisteldakse enamikel võistlustel vööklassides. Ehk siis nagu kui sa oled valge vöö, siis sa võistled teiste valgete vöödega oma siis vastavas kaaluklassis ja suurematel võistlustel ka vanuseklassis. Ehk siis see võidki olla inimene, kes on näiteks alustanud 55-selt ja teinud 5 aastat, nüüd on 60-aastane ja oletame, et sa oled sinise vöö saanud selleks ajaks, siis sa laias laastus saad minna võistlustele ja teha inimestega, kes on nagu natukene sarnasemas kategoorias nii-öelda, võrreldes sellega, et kui sa oled 55-aastane kuulitõukaja, lähed näiteks Euroopa meistrivõistlustele, siis seal sinuga koos tõukavad kuuli ikkagi inimesed, kes tõenäoliselt alustasid teismeeas hiljemalt. Võib-olla küll vahepeal tegid pause, aga siis on nii-öelda nagu veteransportlased. Et see võimaldab nagu sükest ägedat nagu võistlusväljakutset pakkuda endasuguste inimestega ja siis aastal 2005 oli niiviisi, et olid valged vööd olid eraldi, aga kuna see spordiala oli regioonis veel nagu suhteliselt uus, siis olid koos see nii-öelda eliitdivision, oligi siis eliit, olid kõik värvilised vööd, sinised, lillad, pruunid ja mustad. Ja mina olin sellel ajal sinine vöö. Aga mul õnnestus poolfinaalis võita ühte pruunivööd. Ja et see ei ole nagu paika pandud üldjuhutes, et sa kindlasti ei suuda võita mingisugust kõrgemal tasemel inimesed, see on mõnes mõttes ka õnn ja selline juhus teinekord, või on see puhas tehnika ikka? Kahevõitlusaladel on nagu, tähendab nii-öelda, et see õnn võib ka kõik rolli mängida, aga et jah, et nii-öelda on ägedamad võimalused võita võrreldes, nagu mina toon alati seda võrdlust, et enam nagu tavalistes pallimängudes, jalgpallis või korvpallis, kui sul on ikkagi nagu nii-öelda selle aja lõpuni on jäänud näiteks 10% sellest mängu ajast, eks ju, on jäänud lõpuni ja korvpallis ollakse näiteks 20 punktiga ees või jalgpalli kontekstis näiteks 3 väravaga ees, siis on ikkagi see nagu võimalus, et selle rongi alt nagu veel välja tullakse, on suhteliselt vähetõenäoline. Aga kuna kahevõitlusaladel enamikel on võimalus saavutada ka võitu nagu hetkega, olenemata sellest, kui suures kaotusseisus sa oled, punktide mõttes, siis on nagu see lisab sinna seda põnevust. Üldjuhul nagu matši lõpuni on see seis 50-50 ikkagi, kui kes võib võita, kui ei ole just väga suurt kahjustust kellelegi. Et nii-öelda, et mõlemal on alati võimalus kuni lõpuni, et sa ei saa ennast nagu lõdvaks lasta või et sa ei saa nii lihtsasti nagu keskenduda näiteks ainult mingile kaitsemängule, et suva, et ma nüüd istun need punktid lõpuni ära, et see ei ole nagu nii suur võimalus. Aga see selleks, et seekord siis läks jälle nii, et poolfinaalis võitsin samuti ühte pruunivööd ja siis kaotuse sain finaalis. Et nüüd võistlesin siis nagu, nüüd oli siis see eliit nagu ainult pruunid ja mustad vööd, mis on ikka... Mis maalt sinu vastased pärit olid? Poolfinaali vastane oli soomlane ja finaali vastane oli rootslane. Üks piirkonna perspektiivikumaid noori sportlasi, kelle käest ma sain ikka nii haledalt kaela, et aga oli isegi piinlik natuke. Osalesid, kas oli Euroopa meistrivõistlused? See oli Open, Finnish Open, mis on Soome lahtised meistrivõistlused, aga see on Skandinaavias kindlasti, isegi Euroopas üks nagu suurem osavõtjate arvuga Brasiilia Jiu-Jitsu võistluseid, sellepärast, et seal on rahalised auhinnad. Iga kategooria võitja, ehk siis minust jäi ka nagu ühe võidu kaugusele jäi 800 €, mis on sihtotstarbeliseks kasutamiseks, seda võib kasutada reisikulude hüvitamiseks MM-ile minekuga. Väga äge, see on nagu konkreetselt, siin on sinu auhind ja sellele eesmärgile see on suunatud, et jah, väga tore. Et oli äge võistlus, sain nagu enda kohta teada, et olen nii-öelda nagu oma regioonis ja oma tasemel, et saan nagu hakkama küll, aga samas nägin ära ka selle, et siuksest
nii-öelda nendest, kes treenivadki täiskohaga ja ongi nagu need noored ja perspektiivikad ässad siin, et noh, nendest olen ma ikka olulise sammu maas hetkel veel. Hetkel veel, väga hea, et sa ütlesid, ma tahtsin küsida, et kas sa tunned ennast juba nagu vana koerane, kes ütleb, et et ega ma sinna siis ei tahagi tegelikult nagu küündida, et ma pigem, et kui sa ikkagi võistlustel ju käid aktiivselt, siis tegelikult sa ikkagi nagu vaatad number 1 suunas alati või? No tahaks ikka käia, aga nendel võistlustel, kus on ka veteranide klass olemas, siis ma pigem lähen sinna. Soomekatel ei olnud, seal olid nagu kõik koos. Ja see vastane, kellele ma kaotasin, oligi minust üle 10 aasta noorem. Et jah, ma võiksin Jitsust veel igast asju rääkida, mis on, aga meie saade ei ole pigem võtame nii, et kui Mats leiab, et nii-öelda Everymanil on midagi veel selle kohta küsida, siis olgu nii, aga kui Mats juba jääb magama vahepeal, nii et räägi Mats, mis sinu nädalas ja sinu elus toimub? No üks asi, mis on ütleme spordilainel jätkates, siis just tuli uudis selle kohta, et Hanna-Liisa Ennet, kellega ma olen käinud koos filosoofiat õppimas, siis tegi 2. aprill kuni 8. aprill, siis nädala aja jooksul sõitis sõudeergomeetriga 1000 kilomeetrit. Nii et ta sõitis keskmiselt 15 tundi päevas, sõitis sõudeergomeetriga ja sai nädala ajaga 1000 kilomeetrit täis ja ta on hetkel Eestis, ma sain aru, et ainus naine, kes on selle distantsi läbi teinud ja see oli nagu, tundus mulle nagu niisugune uudis, et vau, nagu tõepoolest, eks, et ja ta ise kommenteeris ühes intervjuus seal, et sel hetkel, kui sa oled otsustanud, et sa tahad seda teha, kui sa oled nagu võtnud selle soovi, et ma tahan seda saavutada, et siis see enam ei olnudki nagu nii keeruline, tuli lihtsalt siht seada ja endale plaan teha, aga ma mõtlen, et ma ei tea, see on ikka nagu tõesti tõeline eneseületus nagu, eriti kuna just see sõudeergomeeter on nagu niisugune asi, mida ma olen selles mõttes nagu nii-öelda, see on nagu üks nendest treeningutest, mida ma olen teinud selleks, et ennast nagu natukene liigutada või natuke ennast vormis hoida. See on päris raske tegelikult, kui sa ei ole nagu aktiivne kardiosportlane, et see on ikka päris kõva tükk tööd sõudeergomeetri peal mingi 10 minutit näiteks tööd teha. Need ultradistantsid on minu jaoks alati, et kui ma jälle kuulen, et keegi midagi sellist tegi, siis mu peas kerkib nagu see why though meme, mis on sellest Leo 10. Sinust ei saa suuremat Ironmani minust kindlasti mitte. Et ma teatud piirini saan sellest aru, kõige pikem distants, mis mina olen läbinud, on poolmaraton ja ma arvan, et kõige kauem jooksnud oma elus järjest olen ma võib-olla kuskil 1:45. Ei, rohkem ikkagi nagu selles mõttes, et 2 tundi või kuskile 2 tunni ringi. Et siis kuulajale, et poolmaraton on 21 või 22 kilomeetrit. 21 ja natuke peale. Aga kui kiiresti siis selle poolmaratoni ära jooksid? Poolmaratoni, ma parandasingi, et mu poolmaratoni rekord ongi umbes 1:45. Ja enamasti treenimiseks ma jooksin lühemaid distantse kui see võistlusdistants. Aga ma olen poolmaratoni jooksnud mitu korda ja kõige aeglasem jooks vist jäigi sinna kuskile 2 tunni kanti. Ja sellest rohkem nagu väga ei tahaks. See oli ka nagu võimalik nii-öelda ainult podcastide toel. Et see on siuke, kuulasin möödunud aastal ühte üsna nagu sellist endast rääkivat loengut siis selle Rait Ratassepa poolt. Ma ei tea, kas see nimi ütleb teile midagi. See on vist, ma ei tea, kas ainus, aga ütleme siis Eesti võib-olla kõige tuntum ultra triatleet. Nüüd tuli meelde küll see mees, tean teda. Kes siis läbib nagu ultra triatlon, siis nagu 10-kordne triatlon, ma peast ei hakka neid numbreid praegu viskama, mida tehakse siis ka nagu 2 moodi, et üks võimalus on see, et sa teed nagu nii-öelda 10-kordsed distantsid, siis ujumist, jooksu ja ratast, ja teine variant on siis see, et sa teed nagu näiteks 10 triatloni järjest 10 päeval.
et ja siis lüüakse see aeg nagu kokku. Why though? No, täpselt. Kusjuures veel huvitav, mida mina enne ei teadnud, on see, et enamasti tehakse neid nagu väga lühiksel nagu rajal. Et sa sõidadki rattaga nagu ringe, sa ujudki basseinis otsi nagu Ja, siis kui ma vist 10 kilomeetrite kaupa. Eelmine aasta vist oli äkki kuskil Kesk-Euroopas või kuskil Saksamaal või kuskil see siis kui nad seal mingit viimast, ma ei tea, mingit rattaringe või midagi tegid, siis kui ta seal mingi umbes, ma ei tea, mitmekümnendat korda selle raja peal oli, siis ta ütleski, et kõige raskem on mitte see distants ei ole, vaid lihtsalt see, et sa pead kogu aeg nagu ühest kohast mööda sõitma, nagu et see lihtsalt mingi hetk hakkab mentaalselt sind ära killima. Ta selles rääkis, et ta ütles, et ta avastas enda jaoks selle ja ta on seadnud selle, et näiteks ratast sõidab ta öösiti. Et ta sõidab, et ta katsub nagu ajastada niiviisi, siis kui see võistluskorraldus nagu seda võimaldab, et siis ta ratta sõidab öösiti, sest siis on nagu lihtsam neid ringe uhada, sest siis seda korduse momenti ei teki, vaid kõik on siuke ühtlane nagu pime, siuke blurr lihtsalt. Et noh, see on nagu päris retsik, aga noh, see on, eks inimesi tõmbab kas nagu... neil ikka lambid on ratta küljes? mingi valgustus seal ikka on, aga noh, ta ütles, et see on nagu, ja siis oled veel unine ka, ja noh, ta ütles, et see on nagu hea asi, et see on nagu, aga noh, inimesi tõmbab nii-öelda siis, ma mõtlen just nagu nii-öelda nende pealtvaatajate või noh, et inimestele meeldivad erakordsed asjad ja inimestele meeldivadki asjad, mis tunduvad raskesti saavutatavad ja nii raskesti saavutatavad, et ma ise ei suudaks neid kunagi saavutada või et mulle endale tundub see nagu hästi üliinimlik ja noh, siis inimesed nagu hoolivadki nendest tulemustest ja tal on toetajaid ja et jah. Jah, see on selles mõttes ikkagi teatud määral on huvipakkuv, ma arvan kõigi jaoks, et kas või selleks, et sa loed selle ühe lause läbi sealt uudise pealkirjast, et ahah, et see mees tegi 10 triatloni või siis see naine sõitis, mis oli 10 000 kilomeetrit 1000 kilomeetrit sõudeergomeetrit. 1000 kilomeetrit sõudeergomeetrit. Et noh, iseenesest ja seal sa oled ühes ruumis põhimõtteliselt ühe koha peal. Sa oled põhimõtteliselt ühe koha peal, jah. Minu jaoks, kui ma treenisin selleks samaks poolmaratoniks, siis käisin jooksmas ka talvel ja halbade ilmadega ja mulle üldse ei meeldi joosta halva ilmaga väljas. See on asi, mida mulle ei ole kunagi teha meeldinud ja mida ma ei ole ka sisuliselt kunagi väga teinud. Ja et kui on kas külm ja või märg ja noh, kui libe on, siis üldse ei maksa enam rääkida. Et siis ma jooksin päris palju sees ja mu rekord vist oli see, et ma jooksin Tartu Ülikooli selles sisehallis, kus on vist see suurem ring on umbes 200 ja natukene peale meetrit, jooksin mingi 40 ringi. Et noh, ma vahetasin iga nagu mingisugune 5 ringi tagant nagu jooksu suunda. Juba selle tõttu, et nagu kiiva ei hakkaks kiskuma kuidagi väga ühele poole. Et noh, sest see ring on ikkagi viisalt väike, et sa tunned, et sa ühte pidi oled nagu kurvis kogu aeg, et see mõjutab. Aga noh, see on nagu NASCARi ralli, vaata. Terve sõit käib kogu aeg. Keerad vasakule kogu aeg. Et no, ja selle kohta on ka tegelikult, noh, ma saan aru, inimesed on küsinud minu käest või kellele ma olen sellest rääkinud, nagu mingi wow, et kuidas sa umbes suutsid mingit siukest asja teha, et see on nagu nii nüri lihtsalt. Aga noh, too oli samamoodi, nagu ma kuulasin selle ajal mingit podcast'e ja ma ei mõelnud üldse selle peale, ma ei olnud üldse mõttega asja juures, ma lihtsalt tegin seda keha nagu tiksus ja... Aga vaata siin, me ei saa muidugi jooksmisest ja rattasõidust öösel ja päeval ja ükskõik kuna rääkida sellest mõttes, aga iseenesest sõudeergomeetri peal võib-olla VR-prillidega on päris mõnus kuskil mujal olla. Noh, et vaatad mingisugust, ma ei tea mida, aga samal ajal oled koha peale ja muud kui lased. Jah, et see on ju üks, ma ei mäleta, kas see saatest meil jooksis läbi, aga üks inglise programmeerija tegi endale rakenduse, kus ta siis nagu ühendas ära enda VR-seadme ja Google Maps'i. Ja siis rattaergomeetriga sõitis nagu nii-öelda terve Inglismaa läbi. See oli saates, Madis rääkis meile vist, või sina rääkisid, keegi rääkis ja see on päriselt jah, siin varem läbi käinud, et mul on kolleeg, kes sõidab kodus nii-öelda rattahooajast väljaspool, siis talvisel ajal on ka nagu selline süsteem setup tehtud, ta nii-öelda, et rattas on nagu selle masina peal ja siis tal on mingi programm, mida ta siis sõidab, kus tal on mingid teatud raskusastmed ja nagu aastaringselt ja tal on mingi suur spetsiaalne mingi puhur ostetud ja noh, suvisel ajal sõidab muidugi väljas, aga... Puhur on ostetud selleks, et miks, et siis sellepärast... simuleerida nagu seda tuult või? Selleks, et see ära ei minestaks võib-olla toas, ma arvan. Ma ei tea. Aga et see VR on seal nagu, ma arvan, et see on väga, väga lahe potentsiaal, et kui rääkida sellest, et inimesed nagu ikkagi liiguvad pigem vähe ja pigem järjest vähem lihasjõul.
et siis see VR on, ma arvan, see, mis võiks tuua nagu siin päris niisugust uut aktiivsust, et noh, mõtelge, tõmbad sõudeergomeetriga näiteks ja VR-prillidega näed, kuidas sa tõmbad mööda Atlandi ookeani ja mingi hai ujub kõrval ja värk ja võiks ju päris nagu äge olla. Ma olen alati soovinud, või noh, ma ei ole alati soovinud, ma lihtsalt olen mõelnud, et kui ma kunagi saaksin proovida seda, siis ma tahaksin teha niimoodi, et ma tahaksin minna sinna floating tanki, mis on siis eesti keeles see on niisugune kapsel, kus sa lähed sisse siis on ju, ja tasakaalutu olekus, et sa oled seal soolavees on ju. Tallinnas neid on vist ka. Väga lahe ja siis ta ühesõnaga isoleerib sul valguse ja heli ära niimoodi, et sa kuuled põhimõtteliselt ainult enda keha ja enda hingamist ja siis umbes, ma olen mingi paar aastat tagasi ühest podcastist kuulasin, et umbes läheb sulle esimesed korrad läheb võib-olla mingi 45 minutit aega üldse, et sa suudad välja lülitada ennast. Ja siis on see moment, kus sa saad mediteerida või ühesõnaga mis iganes välja lülitada ennast. Siis ma mõtlengi, et tahaks sellises olekus prillid peas näha mingisugust kosmose, mingit HD videot ja siis enne seda ma tahaks veel ühe kanepiküpsisega ära süüa ja siis ma tahaks nagu ultra trippida lihtsalt niimoodi kuskil kontrollitud keskkonnas, et see võiks olla väga lahe. No ma ei tea, võib-olla ei ole. No selles mõttes, et nagu minimaalselt, või sükest, kuidas öelda, et sükest siis odavat varianti, et tuleb minna spaasse, kus on see soola Surnumere vann ja siis riietusruumis võtad ühe õlle ja ongi. Kui see spa Tartus, kus on soolavann, tahab meid toetada, et me selle nime ka välja ütleks, siis te teate, kust meid leida. Te teate, kust meid leida. Jah, vastuvõtus, registratuuris. Aga mul on sõbrad rääkinud, kes on käinud floatingus ja ütlevad, et ei ole nagu seda väärt, et selles mõttes lõõgastumise mõttes, noh nii-öelda, et see ongi jäänud sinna, et kodus mediteerida selle küpsise saatel võid sa teha ka tasuta või noh, siis selle küpsise hinnaga ja nagu sellise kehalise lõõgastumise ja selle, et võib-olla oleks targem investeerida see raha näiteks korraliku spordimassaaži hoopis. Mida sa saad nagu selle umbes sama rahaühiku eest saad isegi nagu võib-olla 1,5 korda, mitte ühe korra nagu seda floatingut. Kusjuures Tartus saab ühes spaas saab tai massaaži niimoodi, et üks tai tädi on sul seljas ja tõmbab su käsi tahapoole, samal ajal kui ta põlvedega sinu selja peal on. Nägin pilti. Et ma ei tea, kas keegi on proovinud, võib-olla keegi, kes kuulab, võib kommenteerida, et kas oli hea, oli ebameeldiv. Mina isiklikult kunagi ei ole proovinud, et võib-olla peaks proovima. Ma ei tea, äkki enne seda ka üks küpsis ära süüa. Ma tean, et üks salong Tartus pakub massaaži Tiibeti laulvate kaussidega. Ahah, no võt. Mis sina sellest arvad? Mina olen käinud ühes sellises massaažis, kus enne kui massaaž algas, sa pidid vastama küsitlusele. Miks me Jorganiga naerame? Sa pidid vastama ühele küsitlusele, kus küsitluse käest sul oli üks 20 küsimust ja siis igale küsimus oli 3 vastuse varianti. Ja siis nende vastuse variantide põhjal siis pidi välja selguma sinu mingisugune, ma ei tea, mingi hinge või isiksuse tüüp ja siis vastavalt sellele oli siis vaja nagu pidi valima siis selle mingid õiged õlid ja mingisugused pulbrid ja meetodid ja siis see teenusepakkuja oli väga nii-öelda kimbatuses sellepärast, et kui ma esimese tiiruga kõikidele küsimustele ära vastasin, siis mu vastused jagunesid peaaegu võrdselt, äkki oligi vast umbes niimoodi, et mul oli nagu 7, see oli niimoodi, et mul oli võib-olla 8 ühe selle variandi nagu poolt ja 8 teise variandi poolt ja siis 4 kolmanda variandi poolt. Ja siis kuna ühte selget võita, et ei olnud, siis ta käis mulle pinda nii kaua, kuni ma ühe vastus ära muutsin, et siis oleks nagu üks selge nii-öelda see isiksuse tüüp. Nii et selles mõttes, et igasuguseid massaaže on. Mina ei tea midagi sellest. Ei ole sellist kogemust, et enne pead testi tegema. Aga noh, mul tuli sellega seoses meelde see meem, mida ma nüüd kavatsingi hakata nagu järgima ja mida ma kavatsin ka enda lastele õpetada, on see, et kui keegi küsib, et mis tähtkujust sa oled või et mis tähtkujust su lapsed on näiteks, et siis vastad, et dinosauruse. Ja kui keegi ütleb selle, mis asja, et dinosauruse tähtkuju ei ole olemas, siis vastad, et aga ühtegi nendest pole olemas. Ei, ma tahtsin küsida, et mis veel toimub või? Ma räägin siis enda nädalast, nagu kõik inimesed teavad juba, siis ma panin ühe muusikavideo välja möödunud reedel, mille ma olen kõigile jaganud ja kõigil on kõri mulguni sellest juba. Minul küll ei ole, hea video on. Anna, thanks.
või noh, ma ei, selles mõttes, et ma ei ole seda nüüd 10 korda vaadanud, aga mina vist olen isegi, aga see on selles mõttes võib-olla minu jaoks, ma hakkasin bändi kui sellist hakkasin tegema juba aastal 2005, et see on nüüd selle 13 aasta jooksul siis, kui Jorgen sai oma esimese hõbemedali ja nüüd teise, et siis mina olen selle aja jooksul teinud paar muusikavideot ja see on siis võib-olla kõige ambitsioonikam ja kõige nagu produktsiooni mõttes kõige põhjalikum, et me palkasime endale ka reaalselt inimese, kes siis tuli kohale tehnikaga ja tegi selle meile valmis ja lõikas selle valmis pärast ja andis meile üle. Et väga lahe, endal oli hästi lõbus seda teha, hästi raske oli vedada Ateena keskuses 4. korrusele kõike tehnikat ja valgust ja kõike. Aga see on osa sellest toredast tegevusest, kui sa ise oled nii-öelda eestvedaja ja korraldaja. Ja eriti siis, kui sa oled, kuidas öelda, et sa oled just niimoodi nagu, mis on niisugune hea sõna, mis ei kõlaks halvasti, et kui sa oled niimoodi nagu soodsas positsioonis, et sa ei palka endale abilist, kes kõik ära teeb. Et sa palka endale täpselt nii palju abilisi, kes teeb ära nagu kõiki neid asju, mida sa ise ei oska. Aga no et see oleks natukene nagu, et meie palkaksime siia mõtteainesse endale inimese, kes tuleb ja toob mikrofonid ja lindistab meid, on ju. Ja siis pärast annab meile klipi nagu, et ja, või et üks inimene, kellele me saadame toore faili ja siis tema lõikab kõik ilusasti kokku ja kusjuures ega kui keegi audioentusiast, näiteks sotsiaalmeedia podcast Seven Blaze, kus ma käisin Tallinnas külas, seal on üks inimene, kes nagu reaalselt ongi nii-öelda entusiast ja tuleb kohale ja lindistab neid ja siis pärast lõikab selle saate valmis ja saatejuht ise nagu selles mõttes selle poolega absoluutselt kokku ei puutu. Ja kui mina seal käisin ja ma pärast vaatasin seda, siis ikka oli väga põhjalikult ära tehtud, et kui keegi tegi mingi nalja, siis käis mingi kõll umbes ja padumtst käib umbes ja seda aru selles mõttes. Et rääkides siis nagu mõtteaine produktsioonist, et siis mina nagu ei kuula tervet seda saadet läbi, kui ma seda nii-öelda kokku lõikan, et ma alguses küll mõtlesin, et ma teen seda, aga ma iga nädal ei jõua pärast seda vestlust veel nagu omakorda 2 tundi seda vestlust nagu tükkhaaval kuulata. Sa peaksid kiirendusega kuulama. See on nagu huvitav vahemärkus, et ma kuulasin eelmise nädala mõtteainet ja ma katsetasin ka kiirendust ja näiteks teie häälte nii-öelda see rääkimistempo ja see oli siuke, et nagu ma jõudsin selleni, et see, mis mulle nagu veel sobis või nii-öelda ideaalne oleks olnud nagu kiirendus 1,1. Aga siis ma otsustasin nagu tõmmata 1 peale tagasi, et see nagu ei olnud seda väärt, et see ikkagi nagu moonutab seda häält ja ma eelistan kuulata teid nii nagu päriselt on. Et kui ma panin sealt kiiremaks, kas siis ma proovisin 1,2, 1,3, 1,4, sest mu see tavaline, millega ma kiirendusega siis kuulan mingeid asju on 1,4 jäänud, siis see oli nagu liiga kiire. Ma tajusin esiteks seda, et ma ei saa normaalselt kaasa mõelda ja teiseks siis seda, et teid oli lihtsalt nagu liiga veider kuulata. No võt, jah, mina ei ole meid kiirendusega kuulanud ja ühtegi teist saadet ka, ma olen siiamaani oma elust iga kord olnud 3 tundi ära, kui ma Joe Roganit kuulan, nii et võt. Rääkides asjadest, mis on veidrad. Pärnus üks inimene otsustas mootorrattaga politsei eest ära sõita ja siis ta sõitis politseiautosse sisse, kukkus pikali, püüdis jala eest ära joosta, siis ta saadi kätte ja siis ta ütles, et mul on valus ja siis talle kutsuti kiirabi. Ja ma ei tea, tähendab algus kõlas nagu GTA mängimine. see uudis on ühesõnaga mainis, et tegemist on inimesega, kes esiteks, kellel polnud juhtimisõigust, nagu selle kategooria sõidukile ja teiseks ta on nagu korduvalt liiklus nii-öelda siis nende rikkumiste osas on karistatud, on ju. Ja siis ma mõtlen nagu, et ma ei tea, minu peas on nagu see, et mis paneb sind ronima mootorratta otsa, kui sul pole lube ja siis kihutama 200-ga ja siis püüdma politsei eest ära sõita ja siis sellega mitte hakkama saada. Et seal on nagu seal on nii palju samme, kus on nagu see, et sul oli võimalus asja paremini teha, aga sa otsustasid mitte. Mulle meeldib, et see lõpupoint on ja siis sellega mitte hakkama saada, nagu see ei ka valik. Ride a bike, they said. It'll be fun, they said. Ja siis sa otsustasid seda mitte teha nagu. Selles mõttes, et et see on eriti kuna see konkreetne need tänavad, kus see tagajamine seal ja värk nagu käis, et need on mul
Pärnus kodukoha lähedased tänavad, siis mina hakkasin kohe mõtlema selle peale, et kuidas mina oleks sõitnud, kui ma oleks juba nagu teinud need eelnevad valikud ja ma olen selles olukorras, kus ma nüüd juba põgenen politsei eest oma mootorrattaga, et milliseid nagu pöördeid või tagasipõikeid või asju ma oleks teinud või kuhu ma oleks ennast põõsasse ära peitnud, eks. Et nagu võib-olla kui ta oleks käinud autokoolis ja kõik need nagu ilusasti sõitma õppinud, siis ta oleks osanud seda teha ja ühtlasi poleks tal olnud vaja seda teha. Nii et mõtteaine moraalinurk täna ütleb seda, et omandage legaalne juhtimisõigus. ja ärge kihutage, sellepärast et nad milleks nagu, eks. Ma ei tea, ühesõnaga minul oli küll nagu see, et minu pähe ei mahu, miks keegi peaks niisuguseid otsuseid langetama, et nagu nende tulemusel sõita sisse politsei autosse, ilmselt oma ratast täiesti ära lõhkuda ja siis sattuda veel haiglasse. Tõenäoliselt mitte oma ratast. Ma mine tea. Jah. Meenus, eelmine aasta oli ju ka see juhtum, mida kõik said vaadata sotsiaalmeediast, kus siis lõpuks politseibuss nagu rambis tagant seda ratast. Tütarlaps ja noormees koos. Üks oli vist välismaalane isegi äkki. Ja kuidas siis see oli üks selliseid asju, mis ka selgelt nagu polariseeris ühiskonda, kui võib nii öelda, sest väga inimestel millegipärast olid väga tugevad arvamused, kas siis ühtepidi või teistpidi. Ja. Sõltuvalt siis väga selgelt mõnedest asjadest, kui ma nagu jälgisin seda debatti, et siis ilmselgelt et inimesed, kellel on endal mootorratas ja või kellel on võib-olla keskmisest inimesest sagedamini olnud pahandust politseiga, need siis nagu eelistasid selgelt või olid siis nii-öelda nagu nende rikkujate poolt ja inimestel, kellel mootorrattaid ei ole ja kellel ei ole pahandusi politseiga, olid siis enamasti nagu nii-öelda õiguskorra või nii-öelda selle poolt, et õigustada politsei käitumist. Ja, Jörgen, mis mõttes nagu oli sel nädalal? Mis mõttes nagu oli see, et ma käisin eelmisel nädalal, kas see nüüd oli eelmisel, ühesõnaga meie aeg mõtteaine podcastis on suhteline, aga ühesõnaga hiljuti. Aeg on kogu aeg suhteline. Jah, käisin lugemas loenguid, käisin rääkimas Tartu maakohtus ja Tartu linnakohtus vaimsest tervisest ja käisin rääkimas liikumisest ja liikumise motivatsioonist Tartu tervisekonverentsil. Ja mul õnnestus näha ühte ettekannet peale minu enda, sest mul ei olnud nagu aega pikemalt sinna jääda ja see oli veebikonstaabel Maarja Punak. Ja teate, olete kokku puutunud Facebookis või kuskil mujal nagu veebikonstaabliga, keda nüüd on siis, tema oli see kõige esimene, eks ju, aga nüüd on nagu veel neid, on Andero keegi ja aeg-ajalt ma näen mingeid teateid nende poolt, mitte isiklikult mulle suunatud. Hea Jörgen, palun vaata üle see FB postitus. Ja, aga mul oli, aga ta nagu rääkis väga hästi rääkis, hea ettekanne oli, aga see oli nagu väga eluline ja väga konkreetne ja see oli üles ehitatud niiviisi, et algas, et oli lihtsalt natukene totakas, et ta rääkis selle, või nii-öelda nagu naljakalt totakatest asjadest rääkis sellest, kuidas siis digiajastul on nagu probleem see, et klassivennad nagu võtavad nii-öelda virtuaalselt üksteist mõõtu, et panevad nagu oma meheau lauale ja joonlaua kõrvale ja siis saadavad üksteisele neid pilte. Ja nagu... Klassiõdedele siis või? Ei, üksteisele just. Mul on küsimus. Kuidas need klassivennad tuvastavad, et tegemist on just konkreetselt klassivenna kehaga? Et nagu, mis on see, mis takistab mõnd klassivenda võtmast mingit pilti internetist? Siin on ka üks neid probleeme, et neid tehakse nagu teatud moel identifitseeritavaks, et kas seda tehakse kuidagi nagu peegli ees või et jääb sinna nagu peale ka, et see inimene on nii-öelda äratuntav sealt. Ja sealt tulebki ilmselge nagu miinus sellega, et olgugi, et võib-olla mõeldakse selle peale, et seda tehakse nagu mingis rakenduses, mis justkui selle ära kustutab, siis inimesed ikkagi nagu screenshotivad neid ja näiteks kui mingis seltskonnas, kus siis seda omavahel tehakse, keegi nagu läheb teistega tülli, siis nagu nood näiteks panevad tema need pildid kuskile üles. Ja sealt edasi nagu nii-öelda see ettekanne nagu eskaleerus väga kiiresti, jõudiski selleni, et on Eestist alaealiste nagu siis seksuaalse sisuga klippe ja pilte juba jõudnud näiteks Pornhubi, kus need on nii-öelda
kuskilt lekkinud ja need on siis sinna üles jõudnud ja et on väga nii-öelda Eesti võimudel on väga raske nagu, see on väga aeganõudev protsess, et neid asju sealt eemaldada. Et noored ei anna nagu aru selle peale, et mis see privaatsus täpselt on ja kuidas nagu käituda või kuidas enda andmeid kaitsta. Ja kuidas on levima läinud ka mingeid tõesti klippe sellest, kuidas alla 10-aastased teevad üksteise peal nagu mingeid seksuaalse sisuga tegevusi ja sellest on ka nagu keegi filmib seda ja see läheb kuskile nagu ringlema. Ja seal on nagu igasuguseid probleeme, eks ju, et ka, et sisuliselt, kui neid ka need noored ise jagavad, siis tehnilises mõttes on tegemist õigusrikkumisega, eks ju, sest kui sul on nagu erootilist või seksuaalset materjali alla 14-aastasest, ma ei tea, kuidas siin on nagu, et kui sa nagu oma last pildistad vannis või nagu, mis värk sellega on, või kuskil seal on ilmselt mingisugune nagu, aga et kui seal on mingi seksuaalne alatoon või erootiline alatoon, et siis on nagu tegemist õigusrikkumisega juba iseenesest, kui sa seda pilti omad. Kusjuures see natukene tulles tagasi laiemalt sellesse laste pildistamise ja postitamise teemasse, siis ma olen ise nagu julgelt tagasi tõmmanud enda laste piltide ülespanemist oma sotsiaalmeediakanalites. Näiteks just laupäeval ma tegin seda, aga see oli selles mõttes selline tore nagu ühine hetk, kus me sõime jäätist. Et ma hakkasin kuskil mingi hetk mõtlema, et minu lastel ei ole nagu seda valikut väga, et kas nende pildid, mis olukorras nad on, parasjagu on kuskil internetis üleval või ei, et minul seda kogemust ei ole, et minu pildid on kõik kodus perealbumis, et ei ole kuskil nagu tervele maailmale nähtaval ja mingid suvalised, mingid Markod ja Jaanikad saavad neid laikida, et selles mõttes see on päris, kõigil tasub mõelda sellele, et kõik, kes on peale sinu enda seal pildil, et ja kui nad ei saa väga kaasa rääkida sellele, et olgu see sinu vanaema või olgu see sinu laps või olgu see mõni võõras laps, et siis see on päris tõsine punkt, millele mõelda. Ja see nagu lähebki veel hullemaks nagu selles suhtes, et seal ta siis ütles ka, et tihti on nagu seda, et jagatakse siis, või et kui need videod on levima läinud, siis keegi, kes on saanud kontrolli selle materjali üle, see näiteks otsib üles selle videos olija ja pressib välja näiteks midagi, et näed, mul on see materjal, umbes pressitakse välja siis, täiskasvanud pressivad välja siis nende alaealistega kohtumist näiteks või täiendavat materjali, mis on kuidagi neilt siis, kas on kuidagi kellegi kaudu saadud või lihtsalt neilt kuidagi välja nagu petetud või meelitatud. Kas sellest ka räägiti, kuidas sellele potentsiaalselt nagu lõpp teha, või on selline tagakiusatud olukord, et keegi pressib midagi välja, et see konstaabel ju on selle jaoks, kes aitab nagu modereerida seda probleemi või kuidagi nagu... Et kindlasti, kui see asi on sinnamaale jõudnud, siis kindlasti pöörduda juba politseisse, aga millele tema rõhus ja kus mina sain nagu mõelda, et okei, et ma vist olen nagu, et ma olen nagu samal lainel nii-öelda lapsevanemana, ta ütles, et tegelikult tuleb nagu nendest asjadest ja ka üldisemalt, et seksist, seksuaalsest materjalist ja selle olemasolust internetis nagu tuleb rääkida pigem varem kui hiljem. Ja ta ütles, et nagu sisuliselt on ikkagi see, et ta ütles, et kui laps saab enda esimese nutiseadme, ükskõik kui mismoodi see on piiratud või et kui see on ikkagi sisuliselt esimene nagu interneti ühendatud seade, siis selleks hetkeks või vähemalt selle ajal hiljemalt peaks algama nagu lapse harimine kõige suhtes, millele ta internetis sattuda võib. Ükskõik kuidas see, millised filtrid või blokeeringud sul ka nagu vaikimisi seal alguses peal ei ole. Ja siis seda nagu WTF-i tuleb sealt kõvasti veel, et ta rääkis, et see nutiseadmete probleem kiitis Eesti koole, kus ta ütles, et paljudes koolides on nagu tehtud erinevaid keelde nagu nutiseadmete kasutamise suhtes, et õpilased ikkagi hommikul panevad enda telefoni kuskile ära, võivad mingitel kindlatel hetkedel seda vaadata ja siis rohkem ei kasuta. Aga samas ütles seda, et on lasteaed, kus on probleem sellega, et lapsevanem nõuab, et tema laps peab olema kogu aeg telefonil kättesaadav ja siis ongi nagu sellel lasteaia lapsel nagu nutifon kogu aeg käepärast ja lasteaia õpetajatel on väga raske seal kuidagi seada mingeid piire, kuigi see oli mul nagu ka, et mis mõttes nad ei saa öelda lapsevanematele, et kuule, jah, peab ikka saama küll. Jah, või et pane enda laps siis teise lasteaeda, kui sa umbes sellega hakkama ei saa. Just, et sul on ju tegelikult igas, lähed minnes kohe lasteaia peale üle, et igas rühmas on ju oma telefon, kuhu teavitatakse hommikul puudumisest või mis iganes probleemist või mingist rõõmust, on ju.
ja seesama telefon on alati see number, kuhu sa võid lapsevanemale helistada kas või päeval kell 1, kui nad umbes magavad, et küsida mis iganes mure sul on, et sul ei pea olema nagu enda lapsel mingisugune, saadad talle Instagrami mingi miimi ja siis saadad kõrvale, et kuidas muidu nagu päev läheb, et noh, see ei pea nii olema. Nii, aga tahate WTF, ma räägin veel masendavamat juttu. nii. No, Jörgen on tagasi ja tal on rauad on kuumas. Ei no tavaliselt mu WTF on enamasti ikka siuke natukene humoorikas või siuke, aga noh, see oli nagu väga karm ettekanne tegelikult, et ta rääkis siis ka nagu nendest kampaaniatest ja sellest, kuidas sotsiaalmeedias see likeide kogumine, et kuidas see ikkagi paneb nagu noori ka väga ohtlikke tegevusi tegema ja ennast kahjustama, et Eestis on ka ikkagi nagu neid nii-öelda nagu Daredevil juba videosid ja need, asju. Tide poode söövad ja siis rääkis ta ka sellest kondoomide ninast läbi tõmbamisest ja siis nende Tide'i pakikeste söömisest, millest oli hea nagu meem oli ühelt minu nagu toitumisnõustajalt Instagramis, keda ma jälgin, kes oli see, et aasta 2018 on see, kui noored nagu söövad Tidepoode ja täiskasvanud inimesed nagu arutavad oma vahel, et kas süsivesikute söömine on ikka nagu safe or not. Et oleme jõudnud sellisesse absurdi. Aga siis, et on ka selliseid kampaaniaid, nagu ta rääkis, et teemaviide Sinivaal, mis on nagu sellised nii-öelda mängud, kus justkui tavaliselt mingi täiskasvanud inimene on nagu mängujuht või nagu Sinivaal ja siis hakkab ta teistele andma nagu mingeid ülesandeid, mis on seotud nagu enesekahjustamisega, mis on justkui mäng, mis siis peaks lõppema sellega, et selle mängija nagu sooritab suitsiidi. Et see viimane ülesanne on nagu ennast ära tappa erineval moel ja et jah, ma näen mis mõttes nagu? No, ja niiviisi on ja sellised kas emotsionaalselt raskes seisus või kuidagi haavatavas olukordades noorest hakkavad seda nagu kaasa tegema, et ennast vigastama, tegema mingeid ohtlikke tegevusi, pressitakse samamoodi välja endaga nagu kohtumist, et mis levis nagu Vene ringkondades just, et Eesti politsei oli nagu teadlik, aga tõigi välja nagu sellise kurioosse asjana tõi välja siis selle, et see Sinivaala kampaania, olgugi et Eestis võimud olid sellest teadlikud, et siis selle juhtumeid ei olnud nagu teada, aga siis see üks Eesti seriaal nimega Kättemaksukontor, siis seal oli olnud nagu justkui mingisugune episood või ühest episoodist teise mingi nagu lõng, kus justkui nagu etendati või seal selle süžee osa oli siis nagu sarnane stsenaarium ja seal oli siis selle nimi nagu #kuldneliblikas ja peale seda, kui see oli ära linastunud, siis tulid nagu Eestist mõned nagu need juhtumid, kus siis saidi noortele jaole. Nii, ja nüüd see tegelikult tõstatab minu jaoks nagu selle nii-öelda nagu probleemkoha või küsimus, mis ei ole minu meelest lihtsasti vastatav, et kui mingis mõttes on nagu selleks, et sa juhid sellele tähelepanu ühelt poolt selles mõttes, et tõstame teadlikkust, et siis me oskaks märgata või et see on miski, mis ühiskonnas levib, kõik juba nagu nii umbes teavad või teevad, siis me võime sellest rääkida, aga selle tulemuseks võib olla see, et see isegi nagu hoopis nagu suurendab või juba isegi nagu tekitab selle probleemi, on ju. Et nüüd, kui me räägime sellest, et sa annad mingis vanuses lapsele selle seadme, mida ta saab ise autonoomselt kasutada, mis on ühendatud internetiga ja siis sa ütled talle, aga vaata, et internetis on ka sellised ja sellised asjad, sina ära neid vaata ja siis on nagu see, et nagu on ju ilmselgelt võimalus, et selle hoiatamisega sa teavitad teda asjadest, millest ta muidu ei teaks ja mille peale ta võib-olla on võimalus, et ta muidu poleks võib-olla sattunudki. Et nagu, kuidas sa selle riski nagu kaalud? Sa pead võib-olla natukene nagu aru andma, et mis vanuses see laps on ja milline tema see võib-olla see hetkeline kogemus sellest internetimaailmast on, et ma ei arva ka, et sa peaksid oma 5-aastasele rääkima mingisugustest Rootsi snuffi filmi mingitest kuradi salasaitidest, kus inimesi riputatakse ja piitsutatakse, on ju. Aga võib-olla kui ta on 12-aastane ja käib läbi mingite ilgete riputamise kuurudega, siis peaksid tal nagu et seal ongi see, et see sõltub suuresti sellest lihtsalt, kuidas sa vanemana seda tajud, et mina mõnes mõttes nagu näen seda, et ma ei tea, mul on poeg, kes mängib hästi palju
nagu nii-öelda multiplayeris sellist mängu nagu Roblox, mis on nagu Minecrafti mingisugune mood ja siis seal on vägivalda päris palju tegelikult, et seal nagu tapetakse üksteist ja tulistatakse ja ehitatakse maju ja mingeid hooneid ja asju, et see on niisugune nagu kombinatsioon nagu ägedast mängust ja niisugusest nagu tavalisest mängust, mida mina tegelikult ka juba 6-7 aastaselt hakkasin mängima mingitest tuumidest ja tuukenukemitest alates, onju. Et ma ei tea, kuidas seda modereerida, et mul seda nutitelefonis mingit kahtlast sisu nagu seda poolt ei ole lastel, et nad mängivad seal mingit Käsna-Kalle mingisugust, hüppavad üle mingisuguste takistuste, et nagu see on ju okei, kui sa seda nagu jälgid ja lased tal mingi väikse aja mängida. Et aga mingist vanusest, eks ma peaksin hakkama vaatama, et mis saite nad külastavad ja millised nagu need ohud seal on, sest tegelikult näiteks küberturbest rääkida, siis väga suur turvarisk on lapsed, kes käivad nendes multiplayer võrkudes ja siis on need jututoad või ka need vestlusaknad või isegi need kuradi otseühendused nii-öelda chatid, on ju, kus sa räägid kellegiga reaalajas, et kui laps siis ei oska kahtlustada seda ja nad hakkavad küsima mingisuguseid andmeid, et ka see on nagu reaalne nagu turvaleke, mitte siis nii selline, et nad häkivad su arvutisse sisse, vaid nad häkivad sinu last ja küsivad tema käest võib-olla sinu kodu turvakoodi või mis iganes infot nad tahavad, et või mingisugust, et ütlevad, et vaata sealt menüüst, et seal on kõik need brauseri passwordid, et jaga mulle ekraani ja vaatame ringi, vaatavad sinu mingid Facebooki salasõnad ja võtavad su kontod üle, et igasuguseid näiteid on. Ei, no selles mõttes, et see on ju ammu teada, et inimene on see alati kõige suurem turvarisk, sest et teda on nagu keeruline, palju keerulisem programmeerida ja ette ennustada kui mingisugust programmi. Aga teine küsimus, mis mul nagu tekkis konkreetselt nüüd selle, nagu eks, et okei, et on mingi justkui nagu mingi väljakutse, et näed, või niisugune julgustükk justkui on ju, näed, et tee video ja jaga sõpradega, eks. Et nüüd on nagu see, eks, et kui me eelmine saade siin natukene rääkisime sellest, et mis me lastena olime ja kui palju me oleme kasvanud ja tunnistasime mingisuguseid asju üles, eks, et nüüd on see, eks, et kas see on iseenesest mingi asi, mida vanasti ei olnud, selles mõttes, eks, et okei, jah, et ei olnud telefoni, millega filmida, aga selles mõttes, eks, et naabruskonna poisid said ikka kokku ja läksid sinna selle ühe koha peale ja siis oli see, et kes julgeb üle hüpata või midagi sellist, et selles mõttes ju see tegevus on ju ikkagi just sama vana. Need asjad on meie mäludes nagu alles, et mina mäletan, et kui ma väike poiss olin, siis meie kodukandis oli selline asi populaarne nagu magama kägistamine umbes seina ääres, et kellelgi hoiti kaela pealt kinni, kuni ta nagu ümber kukkus ja magama ei ärkas 10 sekundi pärast üles. See oli nagu mingi asi, mida mina nagu endaga ei lastud kunagi teha ja ma kellelgi teisel ka ei teinud. Ma nägin korduvalt seda kõrvalt pealt, kui ma käisin. Mingid hüperventileerimise asjad ka, et kuidagi rinnaku peale vajutati ja mingi hingeldamisega nagu siuksed, mis nagu ka pärast räägiti, et tegelikult on nagu omajagu ohtlikud. Et rääkimata sellest, eks sa võid kukkuda ja pea ära lüüa, eks. Just. Et aga see praegu ongi küsimus, et see internet on nagu andnud võib-olla mingitele siukestele loomulikele asjadele, et me võime eeldada, et noored on nagu mõnes mõttes võimetud veel nii hästi kui vanemad inimesed hindama nagu põhjust tagajärge ja võimalikke riske. Eks ju, see on ka üks nendest põhjustest, miks nagu statistika mõttes noori inimesi hukkub õnnetustes palju rohkem. Aga internet on andnud sellele nagu mingisuguse teise mastaabi või et nagu mingisugune üks hullus võib levida väga kiiresti. Ja nagu üks nii-öelda ideedeks inspiratsiooni või neid väljakutseid esitada võib nagu üle 1000 kilomeetrite ja teisest küljest nagu kontroll ka võib-olla selle väljakutse esitaja üle on nagu palju väiksem, et see Maarja Punak tõi ka näite sellest, kuidas nagu oli mingisugune et noored teevad YouTube'i live, eks ju, umbes, ja siis on ka üks asi on nagu see, et laivides saavad siis nagu kommentaatorid saavad öelda, et mida sa nagu tegema pead ja siis see, kes seda laivi nagu teeb, siis see nagu justkui täidab käsku ja siis nagu mingist hetkest okei, umbes ala seisa pea peal või mida iganes või ütle mingit asja, umbes nagu mingi tõde või tegu, siuke nagu veebivariant, aga et umbes siis oli ka Eestis oli olnud see stsenaarium, kus siis nagu see laivis nagu mingile poisile öeldi lihtsalt, et okei, et nüüd umbes nagu lase püksid alla ja näita oma peenist nagu kaamerasse, eks ju. Ja nagu noored teevad selliseid asju, sest sa tunned seda sotsiaalset survet seal olukorras, kuigi see on nagu meie jaoks praegu on see nagu imelik nagu, et kui keegi ütleb midagi, et umbes tee nagu mingit asja,
noh, sa arvad, et sa ei peaks seda tegema, siis sa lihtsalt ei tee. Eks see ongi kogu lugu. Jah, väga kummaline asi juhtus minu WTF lühidalt läheb võib-olla siia teemasse, et ma viisin oma tööarvuti garantiisse, parandusse. Garantiiaeg on tal läbi, aga klaviatuuris üks klaviatuuri nupp ei töötanud ja viisin ta siis sinna nii-öelda Apple'i toodete garantiisse või parandusse. Ja siis, kui ma üle andsin selle toote, selle arvuti, siis küsiti mu käest, et kas sa saaksid siia paberile nagu enda sisselogimise parooli kirjutada. Siis ma olin, et mis mõttes nagu, siis ta oli, et noh, et kui meil on vaja seda klaviatuuri testida, siis ma olin, et teil on see külastaja, külaliskonto nagu igal arvutil või sellisel laptopil on üldjuhul see, et saad nagu mingi guest-konto nagu selline, et ja õunatoodetel see on, et või mul oli nagu, mis mõttes nagu, et mul on seal sisse logides automaatselt kõik meilikontod, sotsiaalmeediakontod, privaatsed dokumendid, laste ja mingid avaldused, kõik on ju arvutis sees, et kuidas ma saan anda nagu oma parooli mingisugusele tehnikule, kes nädal aega selle arvutiga menetleb kuskil tagaruumis nagu. Et ma ei tee seda kindlasti. Siis ta käis korraks tagaruumis ja küsis nagu tehniku käest, tuli tagasi, ütles, no okei, me saame ilmaga hakkama ja see oligi, mis mõttes nagu. See läheb päris hästi teemasse. Läheb küll, jah. Tähendab, ma käin üsna regulaarselt oma laptopi siis puhastamast, tolmust puhastamisele viin ja siis nad vahetavad ka termopastat. Ja siis alati, kui ma lähen, siis nüüdseks mul on see harjumus tekkinud, et kui ma annan oma arvuti üle, et siis enne kui ta jõuab küsida, siis ma juba ütlen, et mul on see guest-konto on mul aktiveeritud. Et nagu mul seda oma konto on mul kaitstud parooliga, kuigi see parool ei ole väga keerukaseks, aga ta põhimõtteliselt nagu on ja siis ma ikkagi kasutan nagu, mul on see guest on aktiveeritud täpselt sellepärast, et kui ma sükene 2 korda või 1,5 korda aastas käin arvutiparanduses, siis ma tean, et nad saavad sealt sisse logida ja nad saavad sealt nagu mingisuguseid lihtsamaid teste ja proove teha, et tõepoolest ma nagu ei näe ka mingit põhjust, miks nagu sellel töötajal peaks olema nagu selline juurdepääs, sest et seal ei olegi ühtegi põhjust peale selle, kui sul tõesti on ainult üks konto arvutis ja sul ei ole seda külaliskontot, aga siis sellisel juhul ma oleksin pidanud ütlema, et okei, et andke mulle arvuti tagasi, et ma nüüd mingi 5 minutit ma tekitan selle konto nagu, et mitte mingil juhul ma ei saa ju, et sa lähed annad oma telefoni näiteks parandusse ja siis öeldakse, et kuule anna oma PIN-kood ka, et me logime su kaardiga sisse, onju. Et see on lihtsalt sõna otseses mõttes selline ja mida ma pärast kolleegiga nagu lõunal arutasin, oli see, et mingisugune lihtne inimene, kes võib-olla ei julge küsida või on selline tagasihoidlikum või arglikum, äkki ütleb, et no ju siis on vaja mingi vanem inimene näiteks, et ma juba hakkasin mõtlema kohe, et huvitav palju neid inimesi on, kes päriselt on andnud oma parooli ja siis pärast rahulikult edasi toimetan selle arvutiga samal ajal, kui võib-olla keegi teine ka toimetab sinu mõne kontoga. Ma ei usu, ei süüdista, aga see on reaalne turvarisk. Mul hakkab praegu meenuma, et väga mitu aastat tagasi, kui internetist filmide allalaadimine oli asi, mida tehti, aga seda siiski, ütleme niimoodi, et oli nagu, ta ei olnud nii lihtne, kui ta tänapäeval on, eks. Ja siis oli, ütleme niimoodi, sükene nagu inimeste omavahelise nii-öelda et mul on see film ja mul on see film ja niisugune vahetamine ja isegi ka nagu avastamine, et mida üldse on olemas. Et siis mulle meenub, et ma justkui oleks ühest foorumist lugenud, kus üks inimene, kes töötas arvuti parandajana, aeg-ajalt siis nagu kommenteeris, et näed, siin oli üks arvuti, mida ma parandasin ja siis ma avastasin, et et seal kõvaketta peal olid mingid sellised ägedad filmid, ma siis kopeerisin need endale ka. Et aga see oli tõesti, ma ütleks juba peaaegu 20 aastat tagasi. See oli väga vanal ajal. Nii, kas veebikonstaabel rääkis veel mingeid õudsaid jutte? Ei, rohkem ei rääkinud. Aga see oli nagu minu jaoks väga mõtlema panem. Ja nii-öelda nagu sellel, kuna minu ettekanne oli nagu siuke ühest küljest palju abstraktsem ja teisest küljest pigem lõbusam, siis mul oli väga raske nagu peale minna pärast teda, sest ma tajusin, et esiteks oli see nagu nii offbeat kuidagi nagu selle teemaga tulla, nagu mul oli ja teiseks ma olin ka ise nagu kuidagi emotsionaalselt nagu häiritud sellest tema ettekandest. See on väga tõsine, et milline see publik seal oli, mis vanuses või kuidas see, milline see seltskond seal oli, kes ta kuulas ja kaasa rääkis?
see saal oli üsna rahvast täis, seal olid siis kas sul olid lapsevanemad ka näiteks? kindlasti, seal oli jah, pigem nagu noh, ma ütleks, et võib-olla keskmine vanus oli ikka seal kuskil noh, mingi 40 ringis või. Jah, me oleme 1 tundi rääkinud, et me võib-olla suurt teemat ei peagi. Võib-olla ei jõua lihtsalt. Jah, et nagunii, kui sa tahaksid juba nagunii ka liikuma minna varsti, siis meil ongi, kell on juba, jah. Kell on öö. Pikalt me teeme veel. Ma ei tea, kui me hakkame rääkima suurest teemast, siis me ikkagi tahaks ju rääkida sellest, mitte kiirustada, et võime teha ka täiskasvanu õppe nagu edasi lükata. Jah, me võime teha sellest järgmises saates nagu, sest kell saab kohe varsti 11. Võime teha niukse, kuidas öeldakse siis selle diiseri, jah? Kõik kuulajad, olge valmis, sest järgmine nädal me räägime sellest, kuidas bakalaureuseõpet saab alustada ka 33-aastaselt. Jah, minu jaoks ei ole. Mina pigem ei teeks, ma võtaks lihtsalt järgmine saade. No jah. Ja, et mis me siin ikka lubame, võib-olla juhtub ja palju siis vingemat teeks nagu R2 ka seda sama teemat. Jah, see on hea. Et tänases, homses R2-s me räägime sellest. Ma hakkasin mõtlema selle peale, et seltsimest lapse filmist me räägime. Me spoilime selle täiega ära seal. Mis siis? Aga see on natuke nagu see, et kas te teate, et nagu et kõik need Game of Thronesi fännid, et tegelikult on nagu mitu volüümi nagu spoiler books in the library for you. No jah, aga natuke nagu sama asi. Selles mõttes tõsi. Tegelikult me ei spoilis, et me ju, praegu meil ei ole enam saade, jah? No eks ma vaatan, ma otsustan, kas me liikame välja. Tegelikult me ju ei spoili, sellepärast, et me ei ütle, mis emast lõpus saab. Ahah, jah, see on tõsi. Ja tegelikult ema viiakse ju tegelikult kohe alguses ära. Ja selles mõttes see ongi nagu, see on ju see, millest see film see on treiler ilmselt, ka me treilerit vaatan. Ja, et selles mõttes see ei ole nagu mingi... Aga me peaksime ilusti veel siin mikrofoni ees selle saate kokku võtma ja mis ma tahtsin öelda? Ma tahtsin öelda veel, et me oleme YouTube'is ka nüüdsest ja siis ma tahtsin öelda... Mina tahtsin adresseerida seda küsimust mälust, mis Matsil eelmine kord oli. Ta ütles ühes kohas, et kui Jörgen oleks siin, et siis ta oskaks kindlasti öelda selle mälu kohta. Aga räägime sellest ja siis... Juhata see sisse. Okay. Eelmises saates, kui teie rääkisite enda nagu nendest kiusamisjuhtumitest, aga rääkisite ka positiivsema poole pealt, et sellest, kuidas te mingeid lapsepõlve asju mäletate, siis oli see moment, kus Mats ütles, et või Mattias, sina rääkisid, kuidas sa ühte enda lapsepõlve mälestust tahad nagu justkui hoida või säilitada, et sul on nii nagu ikka need lapsepõlve mälestused on kuidagi nagu sellisel nagu teisel tasemel kuidagi elulisuse või eredusega tihti peale ja et kuidas sa siis seda mõnes mõttes nagu enda mälestus või mälus nagu harjutad selleks, et seda alles hoida ja siis Mats kommenteeris, et nojah, et see on nagu et kui Jörgen oleks siin, et siis ta võib-olla täpsemalt oskaks öelda, et kuidas sellega on, et sa hakkad nagu mäletama oma meenutamist või midagi sellist. Et põhimõtteliselt on jah, Matsil on nagu õigus, aga see ei ole mitte, tegelikult ju sa ei hakka mitte mäletama oma meenutamist, vaid kõige lihtsam siin on öelda, kuigi mina ei ole ju ka nagu mäluteadlane või et see ei ole nagu minu see süvitsi süüke valdkond. Et tuleb nagu meeles pidada seda, et mälu ei ole nagu mingisugune passiivne protsess, et see ei ole nagu arvutil, et sa annad arvutile nagu mingi käskluse ja siis arvuti nagu töötleb mingisuguse informatsiooni, mis on eelnevalt sellisel kujul kuskile kohta X salvestatud ja siis see nii-öelda sealt võetakse välja. Et mälu on nagu alati aktiivne protsess, et isegi kui su mälestus on värske, siis justkui sa nagu meenutad või meenuvad nagu mingisugused mingid nagu võtmedetailid ja siis see ülejäänud mälestus nagu teatud mõttes ehitatakse sinna ümber. Et ka, et ka see on väga mingite abstraktsete asjadega ka niiviisi, et kui te näiteks mõtlete praegu nagu, ma ei tea, näiteks õunast, et mõtelge nagu õuna peale, eks ju, teil on mingi kogemus või mingi mälestus elus on nagu õuntega, aga siis just see hetk praegu, eks ju, ma ütlesin sõna õun, on ju, ja siis see sõna õun nagu käivitas teie mälus nagu mõnes mõttes nagu loova protsessi, kus siis ehitati mingisugune kujund nagu õunast, nii-öelda, jutumärkides ehitati. Ja mälestustega on samamoodi, et kui sa võtad mingisuguse lapsepõlve mälestuse, siis mingid nagu need võtmeelemendid nende ümber, siis nagu iga kord, kui sa reaalselt meenutad, siis ehitatakse nagu see mälupilt. Ja see mälupilt siis, need mõnes mõttes see, et mida rohkem sa siis seda harjutad, seda rohkem see kinnistub, aga ta on siis nii-öelda kinnistub nagu see, mida sa harjutad. Et
kui sa mingeid kindlaid elemente nii-öelda nagu tuletad meelde, siis need on need, mis iga korraga järjest hakkavad omandama nagu suuremat kaalu ja need asjad, mis nagu, mida sa ei meenuta, need asjad hakkavad meelest ära minema. Ja noh, nagu me teame ka eksperimentidest, et lapsepõlve suhtes nagu valemälestusi luua on nagu väga lihtne või et see mäluperspektiiv on väga lihtne näha nendel, kellel on nagu lähedases vanuses õdesid vendi, et Mats, sul on nagu kindlasti Sveniga mingeid selliseid momente, kus on justkui nagu mingi üks sündmus, kus te mõlemad olite kohal, aga see sündmus on nagu teie kummagi mälestustes nagu suhteliselt erinev või nagu mingisugused olulised asjad on seal väga erinevad. Et kindlasti annaks leida selliseid asju ning nagu väga tõenäoline on see, et kui ka näiteks praegu, kui te oma vanuses, kui te võtaksite mingisuguse siukse asja ette ja arutaksite selle omavahel nii-öelda selgeks, siis järgmine aasta näiteks uuesti kokku saades ja seda sama asja meenutades oleks see juba nagu homogeniseerunud välja arvatud juhul, kui te just nagu ei tee sellest enda jaoks nii-öelda asja, et see on see asi, kus minul on see mälestus ja mu vennal on see mälestus ja meil mõlemal on õigus. Minul on näiteks üks väga selge mälestus ühe oma sõbraga, shoutout Martin Räägule siinkohal, et meil on kummalgi väga selge mälestus sellest, kuidas me mõlemad osalesime Pärnumaa meistrivõistlustel lauatennises, siis kui mina vist olin, ma arvan, äkki 13-aastane, tema 15-aastane, midagi siukest või 14-16, midagi selles vanuseringis. Ja me mäletame selgelt seda, et me mõlemad mäletame seda, et nii-öelda mina jäin, nagu see mina ehk siis tema jaoks tema jäi eelviimaseks ja siis see nii-öelda teine või the other jäi viimaseks. Ehk siis, et me mõlemad mäletame selgelt, et me kaotasime kõik mängud, välja arvatud omavahelise mängu. Ja me mõlemad oleme väga veendunud, et meil on õigus. See on nii hallidest aegadest ka, et internetis kuskil ei ole mingit protokolli või midagi. Sa pead kuskil oma vana kooli kuskil mineda mingisuguses arhiivi kaevama kuskil. Kuskil raamatukogus. Pärnumaa mingi spordiseltside arhiivi. Jah, aga tegelikult see pole üllatus, et need mälestused, mida me nii kiivalt kõik oma mingitest sündmustest elus kinni hoiame, siis me oleme need ehtinud või ka võib-olla natukene lihtsamaks mõelnud. Ja kusjuures, eks, ja need mälestused, need pannakse kirja ja nendest kirja pandud mälestustest saab teinekord ajaloo allikas ja siis neid õpitakse ja nende uuritakse ja nende põhjal kirjutatakse teadustöid. Nojah, ja siis me lõpuks sureme kõik ära ja siis ongi kogu see info sul kuskil seal. Nüüd on YouTube'is. Jah, ei tegelikult see on podcasti pidamine on ka üks nagu mingis mõttes nagu oma elu jäädvustamise vorme, mis ma olen mõelnud, et näiteks ütleme, et on olukord, kus minuga juhtub midagi ja mind enam ei ole, siis minu lapsed saavad mingi 65 osa mõtteainet kuskilt suvaliselt 20 aasta pärast võtta internetis ja kuulata, mida mina mingisugusest jumala suvalisest sündmusest sellel nädalal rääkisin. See mõnes mõttes tekitab huvitava perspektiivi, millest me kaudselt oleme saates ka rääkinud, et tänapäeval on ikkagi, me ei mõtle selle peale, et kuidas me väga olulise osa nagu ajaloost ja oma mälestustest ja igasugustest päevikutest ja kõik ka, mis on nagu digiformaadis, me mõnes mõttes anname selle info nagu erafirmade kätte või et me nii-öelda haldame neid justkui väga olulisi mingeid talletus või salvestus, et me anname selle haldamise erafirmadele. Jah, me peaksime pöörduma kõik Rahvusraamatukogu poole ja andma kõik podcastid nende kätte hoiule. Aga mis saab siis, kui tuleb 3. maailmasõda ja Rahvusraamatukogu lastakse mingi raketiga õhku? Aga siis on kõik pilves. ja eelmine aasta kusjuures oli ju see uudis, kui ma võin siin nagu selle asutuse nimega mööda panna, aga et justkui mingisugune väga tähtis muuseum Ühendriikides, umbes mingi Ühendriikide rahvuslik muuseum või midagi sellist, teavitas, et nüüd sellest aastast alates nad ei arhiveeri enam kõiki säutse. Et ennem nad justkui Ühendriikide kultuuripärandina arhiveerisid nagu kogu Twitteri, aga et nüüd on seda mahtu nii palju ja kuna sinna on lisandunud lisaks tekstile ka hästi palju pilti ja videot, siis nad lihtsalt ei suuda enam seda teha ja kuidagi neil hakkas seal tekkima mingi valik või mingit moodi kureerimine. Et ma ei kujuta ette, et kas kuskil on mingi institutsioon, mingi sõltumatu institutsioon, mis näiteks veel lisaks arhiveerib kogu YouTube'i, ilmselt mitte. Kusjuures analoogsel teemal rääkides, siis kui mina näiteks oma bändiga teen mingisuguse loo valmis ja ma
laen selle interneti üles, siis ma ei lae seda lihtsalt kuhugile serverisse üles, vaid on üks teenus, mina kasutan sellist teenust nagu DistroKid, mis on nagu distributsioonifirma, kuhu ma siis maksan iga aasta oma krediitkaardilt ühe väikse summa ja siis see annab meile võimaluse siis piiramatus koguses singleid üles laadida aasta jooksul. Ja seal on olemas selline asi nagu legacy mode, mis on siis see, et on ühekordne summa, kui ma laen üles selle loo, siis ma saan valida, saan sinna linnukasse panna ja siis mul see summa mingi läheb, no ütleme 7 eurost läheb mingi 70 euro peale, midagi sellist. Ja siis ma maksan selle ühekordselt ja siis selle tasuga ma siis kinnitan ära, et kui minu krediitkaart läheb kinni, mingil sellisel põhjusel, kus mind enam näiteks ei ole olemas, siis nemad hoolitsevad selle eest, et see muusika, nüüd see konkreetse linnukese teos, siis jääb igavesti üles nii kaua, kuni teenus on üleval. Et siis see tähendab seda, et minu muusika ei kao ära. Aga see on kindlasti ka see koht, kus on palju mingit peenikest kirja selle kohta, sest sisuliselt ikkagi on ju see olukord, kus inimesed on olemas mingisugused inimesed, kes võiksid näiteks otsustada, et nad panevad nüüd YouTube'i kinni. Või nagu oli ju Elon Musk nagu mängis selle, kuidagi viskas neid sõnu, et ta umbes ostaks Facebooki ära ja siis paneks selle kinni. et see kõik see privaatsus ja see on ju jälle väga, väga nagu teema. Kihvt on see, et Mark Zuckerbergist on saanud nüüd väga paljude nagu meemide sisu. Ja, see on jõhker robot ja mis kõike. Ja siis on need juba need nii-öelda väga meta tasandi meemid, kus on see, et vaadake, et tore, et see nagu see sisaliku meemi tüüp sai Facebookis tööd. Et ta nüüd Facebookis tööl. Aga need on, et me ei mõtle selle peale, et tegelikult võib-olla paljudes asjades, et olgugi, et ka riigid on mõnes mõttes nagu mööduv nähtus, siis mõnes mõttes võib-olla teatud asjade puhul oleks kasulik leppida näiteks kehvema kvaliteedilise teenusega, mida pakub riik, puhtalt sellepärast, et riigile rakenduvad mingid teised standardid näiteks privaatsuse suhtes, aga ka selles suhtes, kuidas siis ta justkui kui riik on lubanud midagi teha, et justkui kuidas ta peaks kinni pidama oma lubadusest, võrreldes sellega, mis on nagu mingisugusel näotul, nimetul multiriigi, multimiljardilisel firmal. Jah, nüüd ei ole küll mitte midagi öelda. Loodame vaid, et meie taskuhääling jääb kõlama igavesti ja kui sa seda kuulad siin 200 aasta pärast, siis ma loodan, et sa saad sellest kasulikku informatsiooni. Ma tahtsin öelda, et kõik kuuled, et laadige need kõik episoodid endale alla ja arhiveerige need endale kõvakettale, sest see on seda väärt. Ja DVD-dele. DVD-dele, kõrvetage plaate. Et jah. Seda siinkohal ma siiski ütleks, et ärge plaati kõrvetage, et see on nagu konsumerism ja saastamine. Ei, muidugi, absoluutselt. Et sellele välisele kõvakettele, mis teil juba on olemas, või ka nagu selles mõttes oma arvuti kõvakettele, et tehke kohe sinna kataloog mõtteaine ja hakake alla laadima ja arhiveerima mõtteaine episoode sinna. Lisaks kõigele muu. Kõik meie saated on täiesti alla laetavad, et kes nüüd meid on viimased aasta ja varsti juba 1,5 aastat kuulanud, et algusest peale me oleme olnud SoundCloudi keskkonnas, siis nüüd me enam ei ole, et me võtsime kasutusele sellise podcastidele konkreetselt orienteeritud keskkonna nagu Podbean, mis on muu hulgas siis võimaldanud ka nüüd selle, et kõik meie saated lähevad automaatselt YouTube'i üles meil ja samuti me oleme nüüd, me ei ole veel kättesaadavad Spotify's, aga meie saade on sinna juba 2 nädalat olnud hindamisel, nii et ühel hetkel lisaks Eestis on ainult üks taskuhääling, mis on Spotify's üleval, kas te teate, mis see on? On rohkem, on tussisööjad, on digitund, on autotund. Thanks, et sa mu paraadile just sittusid. aga jah, digitund oli seal sees. Tõde on tähtsam kui Mattiase illusioonid. Jah. Okei, ühesõnaga. Ma lõin selle noa nüüd keset lauda või kuidas? Et me saame, et mõtteaine.ee on see veebileht, kus kaudu saab kätte selle playlisti, kus saab kõiki osi laadida päriselt ka, kui tahad neid enda vanemale lasta siis, kui ta on maal ja teeb ahju tuld alla ja öelda, et see on lahe saade. Just, ja et kes siis kasutavad YouTube'i, siis subscribe'ige meie kanal. Jah, et lükka üks suub, nagu öeldakse. Jah. Mitte saab või... Ma just tahtsin öelda, et ja kui sa oled see võileivafirma. Või kui sa tegeled talvelaevadega. Võt, aga aitab tänaseks kõik. Ma tahtsin meelde tuletada seda, et võib-olla mõned kuulad ei tea, et miks me siin neid nukke kokku lööme, et
tervitusmeetodina nukkide kokkupuutumine, inglise keeli fist bump, on 20 korda hügieenilisem kui käepigistus. Nukid. Nukid.